Kas saab tõepoolest võimalik olla, et peale 8 aastat ja ligemale 350 naisluksuri proovisõitu leidub ikka veel üks automark, kes pole sellisest autosaatest midagi kuulnudki, selleks on Cadillac, kes täna selle via kenasti parandab ja on toonud meieni oma linnatsibi XT4, mis on üsnagi äge. Tere tulemast taas kord ühinema naisluksuri proovisõidu saatega. XT4-l on siis juba LED-tuled standardvarustuses koos päevatuledega ja lähituledega ning tema disain näeb üpriski julge välja ja tagaosa disain on selline pigem maitse küsimus ja tal on ka nelikvedu olemas, adaptiivne püsikiiruse hoidja ja automaatne pidurdussüsteem, mis paraku toetab vaid kiiruseni 80 km tunnis ja peale seda pead ise hakkama saama. Tagaistujatel on temas kenasti jalaruumi ja ka pearuumi ja natukene väheks selle langeva katusejoone tõttu ja pagasruumis on tal 637 liitrit, mis on üpriski hästi ja materjalid on tal ka üsna head. Interiööris on juba 8-tolline multimeediasüsteem standardvarustuses koos Android Auto ja Apple CarPlay ühendusvõimalustega, 3D navigatsioonikaartidega, 13-kõlarise premium helisüsteemiga ja 360-kraadise kaameraga ja tõesti materjalid on seal üsna head ja tagaistujate soojendus ja roolisoojendus kuuluvad paraku parematesse varustusastmetesse, aga parkimisandurid kõikidele tema versioonidele ei saa ja paraku pole ta ka kuigi populaarne auto ja eelmisel aastal läks Ameerikas vaid 11 000 sellist XT4 kaubaks, aga nüüd on aeg eestlastel see viga kenasti parandada ja mootori valikus leidub talle siis ainult 2-liitrised turboga laetud mootorid ja sellest 2 on diiselmootorit ehk siis võimsusega 128 kW ehk 174 hobujõudu ja saadaval see esivõiga 4-violisena ja 7 liitrit võtab see 100-le või siis bensiinimootor, mis on siis lausa 169 kW-ine ehk 230 hobujõuline ja võtab üle 10 liitri 100-le paraku. Ja paraku, kuna tal on turbomootorid, tähendab ka seda, et temaga kiirendades on tunda sellist turboviivitust ja üsna toored on need kiirendused ja lisaks veel sellele seda ise loomustab väga hästi fakt, et tema diiselmootorid jõuavad 100 km/h tunnikiiruseni 10,5 sekundiga ja bensiinimootor suudab seda teha siis 8,5 sekundiga, kuna tal on natukene siis parem võimsus, aga sellegipoolest ikkagi ei ole see kuigi hea tulemus ja rivaalid suudavad töö tehtud saada sekundi 2 kiiremini, aga temal kasuks räägib kindlasti hind, mis on kõigest 42 000 eurot ja krutib kõigest välja kusagil 47 000 euroni, mis näitab seda, et see auto ei tee inflatsioonilainest ega hindade tõusust mitte midagi, sest et ta tuleb ju Ameerikast, võib-olla sellepärast. Nii et XT4 on üsnagi hea varustusega auto ja üsnagi hea hinnaga, paraku tema versioonid võiksid olla võimsamad ja disain võib-olla natukene rohkem elegantsem ja sportlikum, aga muidu ta on vägagi äge auto ja Cadillac tegi oma igati korraliku debüüdi naisluxuris ära ja selline oli sellekordne saade ja meie kohtume teiega juba nädala pärast ja seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.